Ma ei tea, mida temaga peale hakata. Ma ei tea, mida teha. Mida teha, hei. See oli Iraani rakett, mis ei töötanud korralikult ja tappis jumal teab kui palju tsiviilisikuid. Kuid Iraani režiim on öelnud, et nad ei tee selle sündmuse kohta avalikke kommentaare. See võib olla mõistetav, nad tegelevad suuremate asjadega. Esimest korda selles sõjas tegutsevad USA eriüksused ametlikult Iraani territooriumil. Vaatame, miks nad seal on. Eile avaldas Iraani riigimeedia Press TV pilte USA lennuki rusudest ja väitis, et nad tulistasid alla F-35. Aga vaata neid rususid lähemalt. See ei ole F-35. Tõenäoliselt on tegemist F-15E Strike Eagle'iga, mis baseerub Ühendkuningriigis RAF Lakenheathis. Nüüd, Iraani riigimeedia parandamine võis olla suur viga, millest räägime hiljem videos. Aga see on midagi, mida näeme kogu selle loo jooksul. Iraan liialdab alati sellega, mida nad on teinud või mõnikord lausa valetab. See on midagi, mida peame meeles pidama. Kuid salvestamise ajal tunduvad need pildid tõesti olevat kooskõlas F-15 Eagle'iga. Keskväe juhatus ei ole selle lennuki allakukkumist kommenteerinud ja selleks on head põhjused. Päästeoperatsioon on endiselt käimas. Näete, selles lennukis oli 2 meeskonnaliiget, 1 piloot ja 1 relvasüsteemide ohvitser. Mõlemad katapulteerusid Iraani territooriumi kohal ja nende päästmiseks alustati kohe operatsiooni. Seetõttu pole ametlikke kommentaare antud. Operatsiooni turvalisus on esmatähtis. Enne kui me selle päästeoperatsiooni juurde läheme, tahan ma ühe asja selgeks teha. Viimastel nädalatel oleme öelnud, et USA õhujõududel on Iraani kohal õhuülekaal. Kuidas siis USA hävitajad alla lastakse? Pöördume sellele küsimusele vastamiseks õhujõudude enda poole, sest nagu te võib-olla juba teate, on nemad minust palju targemad. See on pärit õhujõudude doktriinist vastasõhuoperatsioonide kohta. See selgitab õhukontrolli astmestikku. Põhimõtteliselt nii määratlevad õhujõud õhukontrolli igas lahinguoperatsioonis või isegi sõjas. Esimene tase on õhupariteet. Kumbki pool ei kontrolli taevast. Mõlemad pooled viivad läbi missioone, teostavad operatsioone ja püüavad üksteist takistada. Oluline on rõhutada, et õhupariteet ei tähenda, et õhuoperatsioone ei toimu. See tähendab, et mõlemad pooled saavad kasutada õhuruumi. Teine tase on õhuülekaal, kus üks pool saab läbi viia operatsioone ilma teise poole takistava sekkumiseta. Need on täpselt need sõnad, mida õhuvägi kasutab ja sellel on hea põhjus. Hea kontroll õhuruumi üle ei tähenda null riski. Riskid on endiselt olemas, kuid vaenlasel ei ole kaugeltki sellist kontrolli nagu USA õhuväel. See on täpselt see, mida USA on kogu selle aja väitnud. Õhuülekaal, eriti Teherani ja tagasi viivates koridorides. Nat pole kunagi väitnud õhu ülemvõimu seal, kus vaenlane sisuliselt üldse ei sega. Tegelikult vaid 4 päeva tagasi, ehk 2 päeva enne F-15 allatulistamist, kinnitas kindral Dan Kane ise, et USA'l on õhuülekaal ja see kasvab. Ta ei kasutanud sõna ülemvõim. Kuulake ise. Otsige rajati siis sügaval Iraani territooriumil. Ja viimase 30 päeva jooksul oleme tabanud enam kui 11 000 sihtmärki. Arvestades õhuülekaalu kasvu, oleme edukalt alustanud esimesi B-52 missioone maismaa kohal, mis võimaldavad meil, nagu varem öeldud, jätkuvalt vaenlase üle kontrolli saavutada. Ja nagu sekretär rääkis, liigume üha enam dünaamiliste sihtmärkide poole, rünnates liikuvaid sihtmärke lahinguväljal. Nii et pärast seda, kui hävitaja alla kukkus, väitsid paljud inimesed, et USA sõjavägi valetab, aga tegelikult nad ei valetanud. Inimesed lihtsalt mõistsid valesti sõnastust, mida sõjavägi kasutas, kaasa arvatud mina ise. Sest ma vaatasin üle mõned videod, mille olen viimase 2 nädala jooksul teinud. Ja ma väitsin, et USA'l on õhu ülemvõim, mis tegelikult ei ole väljend, mida õhujõud oma doktriinis kasutavad. Ja ma lugesin seda doktriini täna hommikul. Nii et isegi mina ise ei olnud täpne selles, kuidas ma seletasin, mis tegelikult toimub. Sellegipoolest, lähme tagasi olukorra juurde maapinnal. Nagu te teate, F-15 ei ole kaasaegne varghävitaja nagu F-22 või F-35. See on vanem ja see tähendab, et seda on lihtsam avastada ja sihtida isegi Iraani jaoks. See on oluline taust sellele, mis juhtus. Kõik USA piloodid, olenemata sellest, millist lennukit nad juhivad, on alati saanud CER väljaõppe, mis tähendab ellujäämist, kõrvalehoidmist, vastupanu ja põgenemist. Need on sammud, mida piloodid peavad järgima, kui neid tabatakse ja nad on sunnitud alla kukkuma.
Esimene samm, nagu te võite ette kujutada, on lihtsalt turvaliselt katapulteeruda langevarjuga. Teine samm on leida turvaline koht, et vältida tabamist. Ja kolmas samm on kasutada krüpteeritud raadiot, et jagada oma asukohta USA vägedega. See on hetk, mil USA väed teevad kõik endast oleneva, et alustada päästeoperatsiooni ja teha kõik, mis võimalik, et tuua tagasi piloodid, kes on, nagu te teate, vaenlase territooriumil katapulteerunud. Nüüd me teame Iisraeli allikatelt, kes räägivad Iisraeli meediaga, et nii piloot kui ka relvasüsteemide ohvitser andsid oma asukoha teada krüpteeritud seadmete kaudu. Ja see on oluline, kui see tõele vastab, sest see tähendab vähemalt seda, et nende seisund on piisavalt hea, et nad said oma asukoha raadioside kaudu edastada. Sest nagu te võite arvata, on katapulteerumine endiselt väga ohtlik protsess. Kõik võib valesti minna. Isegi väike viga või rike võib tähendada kõige hullemat. Nii et asjaolu, et mõlemad inimesed suutsid oma asukoha raadioside kaudu edastada, tähendab, et on vähemalt häid uudiseid. Nüüd teame ka seda, et päästeoperatsioon algas peaaegu kohe, nagu näete klippidest, mida Iraani sõdurid või Iraani ohvitserid sotsiaalmeedias jagasid. Niipea kui päästeoperatsiooni uudis avalikkuseni jõudis, hakkas Iraani riigimeedia väitma, et nad on mõlemad meeskonnaliikmed kinni võtnud. Seega piloot ja relvasüsteemide ohvitser. See ei olnud aga trisi, kuid siin tahan rääkida sellest, kuidas paljud inimesed tegid vea. Ja selle õppisin ma Raem Nakbethilt, kes on samuti YouTuber ja sellistes asjades minust palju targem. Ja ta rääkis sellest, kuidas alguses võis Iraani riigitelevisioon tõepoolest uskuda, et nad tulistasid alla F-35. Ja võib-olla oleksid need, kes teavad F-35 ja F-15 erinevusi, pidanud lihtsalt laskma Iraani meedial seda uskuda, sest F-35-l on ainult üks piloot, aga F-15-l on 2 meeskonnaliiget. Ja see mängib suurt rolli, nagu me kohe räägime, mis edasi saab. Aga nagu me ütlesime, päästeoperatsioon käivitati kohe ja siin on rohkem üksikasju selle kohta, kes oli kaasatud ja milline väljaõppe neil on. Kuulake. Nüüd juhib seda operatsiooni üks maailma parimaid, võimekamaid ja professionaalsemaid erioperatsioonide üksusi, tuntud kui õhuväe pararescue üksus. Nende moto on, et teised võiksid elada ja nad peavad seda missiooniks, mis ei tohi läbi kukkuda, mis tähendab, et nad on valmis oma elu ohtu seadma ja vajadusel selle andma, et need mehed ja naised koju tuua. Seega on kaasatud õhuväe pararescue päästjad, kes on osava personali päästmises, kõrgpäästes ning neid võib pidada ka lahinguvälja kirurgideks. Ja nendega on tõenäoliselt kaasas erioperatsioonide julgestuselement, olgu selleks siis mereväe siilid, rohelised baretid, marsak või isegi USA merejalaväelased. Nii et nad otsivad ja jälitavad täie kire, pühendumuse ja visadusega, et tuvastada selle lahingusüsteemide ohvitseri asukoht ning tuua ta võimalikult kiiresti turvaliselt tagasi. Nüüd, selle päästeoperatsiooni ajal, otsingu ja päästeoperatsiooni käigus rünnati missiooni toetavat A-10 Warthogi ja ilmselt sai see kannatada. Aga õnneks suutis see lahkuda Iraani õhuruumist enne, kui piloot katapulteerus ja pärast katapulteerumist päästeti ta turvaliselt. Nii et juba üks inimene on päästetud, mis on kindlasti hea uudis. Nüüd, lisaks A-10-le said päästeoperatsiooni käigus kannatada ka 2 helikopterit. Võimalik, et tegu oli Black Hawkidega. Mõlemad jõudsid turvaliselt tagasi. Kahjustuste ulatust me ei tea. Sotsiaalmeedias levib mõningaid pilte, kuid paljud neist pärinevad Iraani riigimeediast. Seega ma ei tea, kui palju me neid uskuda saame. Oluline on siin märkida, et tõenäoliselt võtavad kõik need õhusõidukid tavapärasest rohkem riske, sest peamine eesmärk polnud mitte vaenlase tule vältimine ega lennuki kahjustuste minimeerimine. Peamine eesmärk oli meeskonna leidmine. Ja see tähendab, et iraanlastel oli lihtsam tulistada kopteri või A-10 pihta, sest meie keskendusime sellele, et meeskonna liikmed üles leida ja nad turvaliselt tagasi tuua. Tegelikult on meil olemas kaadreid, kus näib, et üks Iraani revolutsioonikaardiväe liige tulistab otsingu ja päästemissioonil olevat kopterit. Ja kopter ei tulistanud üldse vastu. Samuti on oluline välja tuua, et Iraanis, kui kellelgi on vintpüss, siis tõenäoliselt ei ole ta kodanik. Seda nägime juba jaanuaris. Iraani avalikkusel ei ole võimalik relvadele ligi pääseda, nii nagu Iraani sõduritel või ametnikel. Ja just sellepärast juhtuski jaanuaris see veresaun, mida me nägime. See tähendab, et kui näete mõnda videot, kus kellelgi on relv või vintpüss, siis tähendab see, et ta töötab Iraani revolutsioonilise kaardiväe või mõne muu Iraani režiimi haru heaks. Aga siiski, siin on klipp, kus Iraani revolutsioonilise kaardiväe liige tulistab helikopteri pihta ja helikopter põhimõtteliselt ei tee temast välja.
Vaadake seda ja enne veel kiire meeldetuletus, et vajutage allpool meeldib ja telli nuppe. See aitab meil algoritmis paremini välja tulla ja siin on see klipp. Doktor tagasikutsumiselt. Mida temaga teha? Ei tea, mida temaga teha. Ma ei tea, mida temaga peale hakata. Kui helikopter oleks tahtnud rünnata, oleks neil olnud rohkem kui piisavalt tulejõudu, et võtta maha keegi, kes seisab avamaal ja tulistab lihtsalt püssiga. Kui helikopter oleks reageerinud, poleks olnud võimalik kuhugi peitu pugeda. Õnneks saime varsti pärast nende klippide avalikustamist häid uudiseid Iisraeli ja USA ametnikelt. Üks meeskonnaliikmetest, tõenäoliselt piloot, kuigi me pole sellest 100% kindlad, päästeti. See on kindlasti väga-väga hea uudis. Aga see oli paljude inimeste jaoks veidi segadust tekitav, sest võiks eeldada, et piloot ja teine meeskonnaliige oleksid üksteise lähedal. Kuidas siis õnnestus päästa ainult üks inimene? Siin on rohkem üksikasju selle kohta, mis oleks võinud juhtuda. Nad võisid maandumisel lahku minna või oli tegemist millegi muuga. Kuulake edasi. Teate, üks asi on arutelu selle üle, kas piloodid maandusid koos. Mehed, langevarjuoperatsioonide puhul on palju muutujaid, mis võivad rolli mängida. Ja kui me läheme tagasi aastasse 1995, siis Scott O'Grady Bosnias tõmbas tegelikult avarii kangi, avades oma langevarju liiga suurel kõrgusel, mis järel mõjutasid teda tuuled. See tekitab suure jälje, mida vaenlane võib näha. Nii et kui nende langevarjude avanemisel oli kõrguste vahe, siis mõjutasid neid tuuled, mis võisid neid eri suundadesse lükata ja vahemaad tekitada. See ei arvesta veel geograafiat ega maastikku. Nad võisid maanduda suure maastikuobjekti vastaskülgedele ja hakata liikuma eri suundades. Lisaks, teate, küsimus perekonna kohta ja millal neid teavitatakse. Ma ei saa teile öelda millal, aga ma võin öelda, miks neid pole teavitatud. Te ei taha, et John Doe perekonda teavitataks Omahast Nebraskas ja siis äkitselt kohalik telekanal kajastab uut lugu ning avaldab piloodi või relvasüsteemide ohvitseri isiku, kes on veel maapinnal. Te ei taha, et tema isik avalikuks tehtaks. Seega tahame hoida infot piiratud, et tagada nende isikute kaitse, keda praegu peetakse isoleeritud personaliks. Praegu jätkub veel teise meeskonnaliikme päästmisoperatsioon, kuid nüüdseks on möödunud juba üle 24 tunni, mis on kindlasti veidi muret tekitav. Kuid siiski ei ole Pentagon ega Keskväe juhatus selle olukorra kohta midagi kommenteerinud operatiivse julgeoleku kaalutlustel. Aga mis mind isiklikult rohkem muretsema paneb, on see, et paljud lekkinud andmed, mida me teada saame, pärinevad Iisraeli ametnikelt, kes räägivad Iisraeli meediaga. Nüüd, ma ei ole kindel, mis siin täpselt toimub, sest kui USA poliitika on see, et USA ei soovi mingit teavet avalikkuse ette, siis miks lekivad andmed Iisraeli ametnikelt? Ma olen kindel, et Ameerika Ühendriigid saavad lihtsalt kiiresti helistada ja paluda, et keegi ei räägiks meediaga sellest olukorrast. Ja see tagaks põhimõtteliselt, et keegi ei tea midagi, nii et ma ei ole päris kindel. Kui teie saate aru, mis toimub, siis jätke kommentaar alla ja andke meile teada. Aga samuti on oluline välja tuua, et Iraan väitis alguses, et nad olid mõlemad meeskonnaliikmed kinni võtnud. See polnud ilmselgelt tõsi, sest me teame, et üks pilootidest päästeti. Kuid siiski näib, et Iraan suurendab oma pingutusi, et tabada isikut, kes on endiselt Iraanis. Nad pakuvad $60,000, mis on meeletu summa kõigile, kes aitavad Iraani ametnikel selle inimese Iraanist tabada. Nad on sisuliselt piiranud ala, kus võimalik maandumine toimus ja otsingu ning päästetööd jätkuvad endiselt, nagu näete sellest klipist. Ma ei tea, mis temaga on. Ma ei tea, mida sellega peale hakata. Praegu ei ole president Trump ise selle olukorra kohta avalikke avaldusi teinud, kuid ta rääkis ajakirjanikega kulisside taga, põhimõtteliselt telefoniintervjuu või midagi sellist. Ja see oli tema põhisõnum. Kuulake. Viimati ütles president Trump, et ta ei ole veel valmis teatama, mida Ameerika Ühendriigid teevad, kui selgub, et Iraan kahjustab seda kadunud USA meeskonnaliiget. See on intervjuu põhjal. See oli intervjuus, mille ta just andis väljaandele Independent. USA merejalaväelane seisis reede suurema osa päevast lääntiiva ees, sest seespool andis presidendi riikliku julgeolekumeeskond talle regulaarselt ülevaate F-15E meeskonna päästeoperatsioonist. Pärast F-15E allatulistamise avalikuks tulekut oli presidendi esimene kommentaar Truth Socialis:
hoidke nafta endale, kes tahes. Nagu ma varem ütlesin, on muret tekitav, et on möödunud üle päeva ja teist meeskonnaliiget pole leitud. Kuid selle viivituse kohta on ka häid uudiseid. Kui Iraan oleks ta kinni püüdnud, oleks ta kohe riigimeediasse toodud ja teda kasutataks propagandavahendina, mis on muidugi Genfi konventsiooni vastane. Aga siiski olen kindel, et Iraan teeb seda ikkagi. Neid ei huvita rahvusvaheline õigus üldse. Aga fakt, et Iraani riigimeedia pole esitanud ühtegi tõendit, kuigi nad väitsid, et on nii piloodi kui ka relvaohvitseri kinni püüdnud, on hea märk. Tõenäoliselt ei ole see inimene nende käes. Tõenäoliselt ei ole ta Iraani vangistuses. Pilot on olnud kadrud umbes 12 kuni 15 tundi, ütleme nii. Kas see ütleb teile midagi? Kas see annab teile mingit märki, et see inimene ei pruugi olla Iraani võimude käes? Sest me oleksime selleks ajaks sellest juba kuulnud. Kas see on hea või halb märk, see ajavahemik? Nii et Treis, aitäh, et mind kõigepealt saatesse kutsusid. Ja meie mõtted on nende meeskondadega, kes täidavad praegu uskumatult ohtlikku ja rasket missiooni. Lahingu etsingu ja päästeoperatsioonid on ühed kõige raskemad asjad, mida me teeme. Me treenime selleks, meil on spetsialiseerunud üksused, kes sellega tegelevad, aga see on ikkagi raske töö. Fakt, et relvasüsteemi operaatorit ja te kuulete mind kasutamas terminit WISO ei ole iraanlased avalikult näidanud, on minu arvates hea märk. See tähendab, et see isik võib veel elus olla. Ja nad tegutsevad selle väljaõppe järgi, mida me saame intensiivselt siis, kui meist saavad esimest korda lennumeeskonna liikmed ning mida peame igal aastal uuesti läbima. Tõenäoliselt toimivad nad praegu lihasmälu järgi. Nüüd, veel üks huvitav uudis, mis täna hommikul välja tuli, on see, et Soleimani, mees, kes mõrvati 2019. aastal, mõned tema pereliikmed on siin Ameerika Ühendriikides rohelise kaardi alusel, ehk siis põhimõtteliselt teel kodanikuks saamise poole. Aga õnneks või üks tema venna või õe tütardest muutus liiga häälekaks IRGC ja islamirežiimi toetamisel ning ta saadi kätte. Ja nüüd on tema roheline kaart tühistatud ning ta saadetakse tagasi Iraani. Aga kas pole huvitav, et samal ajal, kui Iraani režiim hüüab surm Ameerikale, elavad nende pereliikmed tegelikult siin Ameerika Ühendriikides? Me teame seda, sest Ali Larazani, kes oli sisuliselt Iraani juhtsõja alguses, tema tütar elas tegelikult siin Ameerika Ühendriikides ajal, mil Iraan tappis 10 000 meeleavaldajaid. Ja nüüd on meil uudis sellest. Kindral Soleimani perekond elab siin, samal ajal kui nad hüüavad surm Ameerikale. Kas see pole mitte hullumeelne? Need inimesed elavad Ameerika Ühendriikides, samal ajal lootes, et Ameerika Ühendriigid lihtsalt kaovad maa pealt. Kui silmakirjalikkusel oleks nägu, oleksid need kõik inimesed, kes toetavad režiimi. Et mõista, miks Iraan käitub praegu nii, nagu ta käitub, peame tagasi minema ja vaatama, kuidas Iraan jõudis sinna, kus ta täna on. See ei tähenda ainult 1979 aastasse tagasi minemist, kui toimus islamirevolutsioon. Tegelikult peame minema veelgi kaugemale tagasi, kui 19. sajandil valitses Iraanis Karjari dünastia ja vaatama, kuidas tollase valitseva klassi otsused mõjutavad Iraani tänaseni. Noh, tead mis, just täpselt seda me teemegi oma mitmeosalisel taskuhäälingul, mis just täna välja tuli. Nii et kui oled keegi, keda huvitab Iraani ajalugu ja see, kuidas me jõudsime praegusesse olukorda, siis kindlasti mine ja kuula seda. Saad seda vaadata klõpsates kirjelduses olevatel linkidel või lihtsalt klõpsates ekraanil oleval videol.